tere vlog ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Meil on täna 6. aprill, esmaspäev ja tegelikult kell on juba 5:30 õhtul ja ma täiesti spontaanselt võtsin praegu selle telefoni kätte, et filmin midagi, sest et ma tegelikult tahtsin juba täna hommikul alustada, mul oli eile siuke plaan ja siis mul täna tuli poole päeva pealt see meelde, et veits läks nagu meelest. Ja nüüd ma siin natukene kergelt sättisin ennast ja mõtlesin, et tegelikult ikkagi tasub tänast päeva jäädvustada, sest et minul ja Erkil on täna 10. aastapäev ja me lähme väiksele õhtusöögile, aga täiesti perekondlikult, ehk siis Marta tuleb ka meiega kaasa ja kuigi mul emps täna pakkus, et ta võiks õhtul Marta võtta, kui me tahame kuskile kahekesi minna. Aga esiteks on nagunii siuke argine õhtu, kuskil nagu hilistundidel ei ole. Ja siis ma nagu mõtlesingi, et ma ei hakkagi täna kodus õhtusööki tegema, et läheme täna hoopiski sööma, nii et me teeme täna täiesti lihtsa siukse pubisse mineku lihtsalt, et see on ka siin praeguses hindade tõusuga maailmas juba omaette privileeg, kui sa saad kuskile pubisse minna esmaspäeva õhtul sööma, on ju. Nii et me lihtsalt lähme teeme siukse väikse käigu ja kuna 10 on juba selline väärikas number ka, siis me võtame rõõmu lihtsatest asjadest ja lihtsalt teeme toredalt midagi perega koos. Ja siis võib-olla õhtul, kui Marta on magama ära läinud, et siis teeme väikse tšik-tšing pokaalikese, et lihtsalt omavahel ka kokku lüüa. Aga jah, praegusel ajal see selline suurem pidutsemine jääb ära, sest et me siin tasapisi putitame oma korterit ülesse, mis tähendab väga suuri väljaminekuid. Eks ma sellest siin vlogis lähiajal räägin igal juhul. Lähen vahetame Marta riided ära ja siis me hakkame vaikselt minema. Paneme need. Sobivad või? Mis asja? Nagu katsu. Ma lähme ja Marta. Oleme või? Kus me lähme täna õhtul? Friikaid sööma. No, aga kõht täis. Sul on kõht täis või on tühi? Tühi. Tühi. Ma katsun, kas on kõht tühi. Ongi täitsa tühi. Tšau. Ja kus me lähme? Kohvika. Vaadake, me trepikoda on ka nagu haisukamber. Maha. Mul on täna lihtsalt terve peal pea valutanud, sest et siin trepikojas ja siin on mingi asi maas ja see väga haiseb. Ühesõnaga, renoveerimise otsa. On jah mingi värv. Homme õhtu näiteks me ei tohi üldse kella 7-st alates enam liikuda kuni järgmise päeva hommikuni. Et selles mõttes see on kõik arusaadav ja okei ja see on juba ju ette teada, aga lihtsalt nagu vaadake siiamaani on sellest renoveerimisest, et vahepeal ei saa nagu aru, või see ei tekita nagu suuri probleeme ja see on positiivne, et meil korteris on nagu kõik iseenesest tehtud selle maja renoveerimisega seoses, aga lihtsalt ikkagi see ei tea nagu mitte kunagi, millal sul kuskil keegi midagi puurib ja nii mõnigi päev on, kus mina võib-olla teen mingi tööd natuke kodukontoris ja siis ma mõtlen, et kui Marta oleks praegu kodus, siis ta küll lõunat ei saaks nagu magada. Et selles suhtes on need lasteaia lõunauned väga head. See on vihmapilt. Ma plaanisime tegelikult jala tulla, sest et meil on reaalselt siia klubi juurde mingi 400 meetrit. Aga lihtsalt ennem toaaknast vaadates sadas täiega vihma. Ja nüüd kui me õue jõudsime enam vihma ei saa muidugi, aga Kohalikud. Tellisime kõik ära ja siis Marta lihtsalt nagu nii-öelda ütles, et see teenindaja küsis, et kas midagi veel. Ma ütlesin, ei kõiki Marta, et mina tahan mahla. Siis ma oli mingi okei, üks mahl ka. Naljakas nagu eelmine aasta käisime söömas aastapäeval samamoodi perega ja lihtsalt ajasime Martat taga põhimõtteliselt,
ta ei tahtnud väga paigal istuda ja nüüd ta lihtsalt kuulab, kuidas sa annad teenindajale tellimuse ja siis ta ise ka veel mingi lisaks veel selle ka. Väga lihtsalt. Juba jälle unustasin teid, aga toidud on kõikidel käes. Seesar, väiksed numbripriikad, kukkus või? Ei ole hullu. Ja Erkil all time favorite sea sisefilee ja tisu. Kuidas meeldis söömas? Sa ei räägi või? Sa oled nagu issi, et nii kui kaamera tööle paned, siis sa ei räägi. Kuidas meeldis? Ikka. Pubitoit oli täitsa lihtne, tavaline, ma ei tea, tegelikult kõik oli väga maitsev. Et ei saa nagu millegi üle nuriseda ja Marta oli ka tegelikult väga tubli. Et eks ta seal lõpupoole enam ei viitsinud istuda, aga see oli ilmselt kõikide lastega niimoodi, aga me lihtsalt nagu kategooriliselt keeldume, et talle kuskil sellises kohas nagu telefoni või midagi kätte anda, sest et tuleb teiste nippidega need olukorrad lahendada kuidagi. Et mul oli talle kaasa võetud mingit raamatut ja paar mänguasja ja seal olid ka mingid doominoklotsid või asjad, et ma jah, ei taha seda sammu astuda, et anname telefoni kätte ja siis nii-öelda igavus on peletatud, on ju. Nüüd tuleb loov olla, kui tekib selline igavus lapsel. Ei saa kohe esimese asjana telefoni anda kätte. Igal juhul jah, nüüd me käisime poes, võtsime mingi Gustavi koogi lihtsalt niisama, et me ei hakanud seal pubis enam magustoitu võtma. Et seal oli tõesti mega lärmakas ka, sest seal oli pool pubi oli reserveeritud ja seal oli mingi üritus ja siis seal oli mega lärmakas. Sa tahad süüa või? Lõpeta ära, Marta. Nice, me tulime just pubist. Ja ta ei söönud oma söögi kõik ära, jah. Et ütleme umbes võib-olla isegi alla poole. Lähme tuppa ja sööme kooki siis. Emme ostis kooki. Nice. Ja selles ta sõi, jah, aga see on alati niimoodi. See on alati niimoodi, kui sa lastega kuskil söömas käid, siis pärast on ikka see, et tahan süüa. Näiteks laste sünnipäevad on number 1 asi, seal ei ole aega süüa. Ja siis pärast koju jõudes on see, et aga ma ei olegi saanud süüa. Imeline. Juu, me oleme toas. Nii tore, et ma enne käisin pesus ära, pesin oma juuksed ära, sest ma oleks seda pidanud nüüd tegema. Ja nüüd täis kõhuga ja siuke soss tänasest päevast, et pesu tundub viimane asi, mida võtsite. Aga Marta on vetsus ja ta hõikas mind, et valmis. Mul jäi jutt natuke pooleli, aga ma ei mäleta, kuidas eelmine kord oli, kui ma siin videot tegin, millal see üldse täpselt oli ja kui edukas Marta siis potitamises oli, aga nüüd ta jah, ma ei teagi nüüd kaua aega ta enam ei ole mähed kandnud. Meil oli hästi pikalt niimoodi, et ei kandnud mähed, aga ööseks panime. Ja see oli ikkagi väga pikalt, et me võtsime selle potitrenni käsile tõsisemalt ikkagi aasta lõpus, kui ta 2 sai. Sest meil oli reaalselt mingi pool aastat sisuliselt niimoodi, et tal oli mähe all, aga kodus me hoidsime teda ilma mähkmeta. Aga kogu aeg lasteaias ja kuskil õues käies oli mähe ja kodus proovisime siis nagu treenida, on ju. Aga tegelikult ma nagu lõpuks nägin, et see ajas lapse segadusse, sest et ta ei saanud aru, millal ta siis võib püksi teha ja millal mitte. Ja siis kuidagi aasta lõpus ma olin mingi ei, nagu aitab lihtsalt täiesti nendest mähkmetest. Ja siis ütlesin ka nagu lasteaeda seda, et ei, ma toon ta ilma ja paningi täiega lihtsalt alukaid kaasa talle sinna. Aga tegelikkuses oligi see, et väga üksikud korrad olid need, mis me saime sealt need määrdunud püksid siis nagu tagasi. Et neid oli ikkagi väga vähe ja alguses olidki nagu kakaõnnetused, sellepärast et ta võis käia niimoodi regulaarselt poti peal ja teha pissilust, aga kakamisega oli see teema, et ta ei küsinud.
ja ta läks kuskile vaikselt nurka, asjatas ära ja põhimõtteliselt hästi pikalt oli see, et nii kui ütleme, et ma sain aru, et ta hakkab kakale, ma panin ta poti peale, siis tal lihtsalt ehmatas selle häda kinni ja ma olin selles suhtes mega ahastuses, mõtlesin, et minge pekki, et ta ei hakkagi mitte kunagi tegema kakat potti. Ja siis ühel hetkel oli lihtsalt niimoodi nipsust, hakkas küsima ise, ma mõtlesin, et okei, see on ilmselt juhuslik ja siis oligi sellest ajast saati nagu kõik, reaalselt kõik korrad põhimõtteliselt on poti peale küsinud. Ja ma ei tea, õnnetusi, ma ei julge muidugi ära sõnuda, aga ei ole üldse enam juhtunud. Et võib-olla vahest väga-väga harva, kui juhtub see lihtsalt, et ta jääb küsimisega hilja peale ja tal jõuab mingi tilgakene tulla. Aga üldiselt ei ole nagu üldse õnnetusi olnud ja ilusti küsib kakale, ilusti küsib pissile. Tihtipeale lähebki nagu ise, meil on isegi olnud sihukest olukorda nagu, et ta hommikul ärkab. Ta ei ole veel meie juurde tulnud ja ta läheb potil ja siis tuleb meie juurde nagu, et ilma meile midagi ütlemata. Et lõpuks ikkagi lihtsalt oligi meie enda kättevõtmise asi täiega, et see asi nagu sujuma hakkaks. Mul see vahepeal mälu täis ja meil siin taga käib mingi väga dramaatiline reporteri osa, aga Marta tellis nüüd seda koogikest. Nii et siin ei ole midagi pidulikkust, aga me võtsime seda Gustavi kresvupead, et need Gustavi koogid on vaieldamatult ühed kõige lemmikumad, kui poelettidelt midagi valida, et põhimõtteliselt pole kunagi pidanud pettuma. Nii et kui midagi sealt osta, siis pigem olgu see hea. Aga igastahes, jah, ma ei tea, kuhu ma selle potitrenni jutuga jäin, et eks muidugi ei ole ideaalne ja võib juhtuda igasuguseid õnnetusi. Aga selles suhtes ikkagi lõppkokkuvõttes ise saime nagu palju ära teha ja ma ei tea, kas ma nagu usun väga sellesse, et laps on nagu ise 100% mingil hetkel valmis, ma ei tea. Selles mõttes see nagu vastab tõele, et nagu ma räägin, siis hästi palju meil alguses juhtus ikkagi neid kakaõnnetusi, et kui me ikkagi jäime hiljaks, siis me jäime hiljaks, et ühel hetkel see tuli nagu päeva pealt, et ta hakkas tegema, et hästi kaua mul ikkagi oli nagu error sellega, et mis nagu saab. Et seda ma nagu usun, et mingil hetkel nad nagu taipavad selle ära. Alguses oli ka see, et nagu enne kui ta jõudis mulle öelda, tal juba veits tuli, et nagu ei osanud ise reguleerida seda, on ju, aga see ongi kõik arusaadav. Et aga selles osas ma arvan ikkagi, et nagu vanem peaks tegema selle esimese suure sammu, et laps hakkaks üleüldse nagu teadvustama, kuidas on nagu normaalne ja kuidas peaks olema, et see, kui kaua aega see sinna võtab, selle teekonna nii-öelda lõpuni, kui sul on laps täiesti mähkmevaba, et see on nagu ise asi, on ju, mõnel vähem, mõnel kauem. Aga seda ma arvan küll jah, et päris nii ma ei usu, et see nagu on. Võib-olla keegi siin väidab täiesti vastupidist ja see on ka okei, aga päris seda ma ei usu, et mul on laps 24/7 mähkmetes ja siis ühel päeval ta järsku tahab potile ja enam ei tee mähkmesse, kui me ei ole seda harjutanud, on ju. Et seda ma väga ei usu, aga muidugi lugusid on igasugused, lapsed on nii erinevad ja kõik võib olla erinev. Lihtsalt praeguseks hetkeks mul on nagu väga-väga hea meel, et me oleme sellest vabaks saanud ja hästi kaua ma nagu ise pidurdasin sellega, et ma ööseks panin mähkme igaks juhuks, aga see oli ka nagu nii pikalt nagu kuiv, aga ma ikka igaks juhuks panin, kuni ma siis ühel õhtul panin suure tüdruku püksid jalga ja võtsin ennast kokku, sest et tihtipeale ongi see, et vanemad ise ei tee mingeid samme. Nii et siis ma küll nagu panin endale selle julguse peale, et nüüd peab nii olema ja nüüd ta ongi ilma maganud. Et tal on juhtunud, ma ei mäletagi praegu kas 1 või 2 korda mingit õnnetust, aga see on täiesti fine, aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et me saame õhtuti ilusti ära käidud ja ei juhtu nagu midagi selles suhtes. Vot, ühesõnaga, ma olen praegu rõõmus, et mähkmed on minevik, sest et oh my god, kui kallid need on ja nüüd ma sain täiesti poolik pakk nüüd kahvis ja see ongi vist, sellel aastal me ei olegi vist rohkem siis ostnud, kui me aasta alguses äkki veel ühe ostsime või oli siis isegi aasta lõpus juba. Igal juhul, nüüd see seisab ja ma ei tea, mida ta seal ootab, aga mina olen rahul ja õnnelik, et me nii kaugele sellega jõudsime, aga igastahes kell on 7:30 õhtul ja võtame siis ampsukooki. Sealt Maxi Marketist saime maasikaid ka.
äkki oli pool kilo 3 midagi euri, et noh. Tahad või? Okei, emme toob sulle, et ühesõnaga vaatame, kuidas need maitsevad, sest et see maasikate ostmine on praegu väga siuke riski, aga need on nii ahvatavad selle poeleti. See maitseb täitsa nagu maasikas. Siuke dessert või? Kas on maitsev? Nüüd on ka maasikas. Sa sõid juba ära või? Jah. Naltsuga sööb seal ja meie sööme magustoitu. Vaata tabu sisse, mis näed. Vaata, tee kurja nägu. Aga nüüd tee rõõmust nägu. Aga tee kavalat nägu. Kuidas on Marta kaval? Siuke nunnu nägu. Aga nüüd tee nutu nägu. Naltsi ka või? Marta tegi naltsi või? Aga. Päris hea magustoit, soovitan. Gustavi krasupea ja maasikad. Mis Marta teeb? Kas see on hambapesu aeg või? Jäi. Näita, milline hambahari sul on. Jah. Näita kõrgemal. Kes siin peal on? Jah. Aga näita teistele ka, kuidas peab hambaid pesema. Näita, kuidas sa pesed. Kuidas peab hambaid pesema? Ei. Kuidas sa keerad nii pidi? Nüüd pane hambad kokku. Nii. Ja nüüd pese, jah? Väga tubli. Sa praegu ullitad. Me alati muidugi peseme ülejäänud ilmselgelt. Aga eks ta ise ikka peseb lohakalt. Appi. Appi. Hakkame mürama. Ta tegi kohe rõõmsalt tutvust. Tere hommikust, mutt, kuidas käbarad käivad? Ilus ilm, kas pole kalake? Hüüdis väike mutt vastu. Mulla hunniku kõrval punetasid suured maasikad ja järsku tuli mutil hea mõte. Lähemale ujus suurte hammastega. Ilmus kala. Tupli, kus sa teadsid, et see hirmus on siia ette kirjutatud? Mina kardan. Sa kardad või? Kuidas tal oli kuri nägu? Haug, ta sööb väikseid kalu. Põgene, krooksutasid konnad. Vaata, mutt oli ka nii ehmunud näoga. Kevad käes ja õiehteispuud on jälle möödas külmad kuud. Aias toolil istub vana taat ja pojapoeg seal askeldab. Äkki sõrm on püsti, küsib põnn. Taat, mis asi on see õnn? Vana taat vaid talle naeratab. Kui kasvad veidi küll, teada saad. Suvikuu ja... Mul vaadati 9:30 on teie liikumistund. Selleks ajaks on juba teistel lastel käidud. Ja on juba jälle sinu kord. On ju? Mina ei lähe peale.
väga õige. Tere, kas ma saan ka tulla lasteaeda kaasa tulla teiega? Saad või? Võtke mind kaisu siis. Kalli ka? Olgu. Tšau. ja merel loksub paat ja aias istub vanataat. ise merel ammu ta ei käi, sest ajast, kui ta eit mäele jäi. Äkki jälle taadilt küsib põnn, kuule taat, mis asi on see õnn. Aga vana taat vaid talle naeratab, kui kasvad veidi küll teada saad. Tere hommikust! Meil on järgmine päev, nagu te aru võite saada. Ja mina siin 7. aprillil istusin talvejopaga autosse, sest õues on ainult 3 kraadi sooja ja see tähendab minu jaoks talve. Seega peab selle kuidagi ära kannatama. Näitab küll siin järgnevatel päevadel ilusamalt ilma, aga hetkel on see väga-väga niru, nii et ma lihtsalt täiega hommikuti nagu mõtlen, mida lapsele selga panna lasteaeda, mis on täna okei. Ja siis mõtled, et okei, tal on õues nagu voodriga vihmariided, et kas nendest on nagu okei. Ja siis päeva peal ikka see temperats tõuseb, on ju, ma ei tea, nii keeruline lihtsalt, nii keeruline, et vahepeal juba kuidagi oli mingi kergem stabiilsus selle riietumise osas, aga nüüd on jälle nagu nii pekkis. Aga minul on mingi veits nuhu tekkinud. Õnneks Martal ei ole midagi, aga Erkil oli ka eelmine nädal natukene nohu. Nii et ma ei tea, kas sealt nagu midagi, lihtsalt just nagu üks ninapool kuidagi täiega. Ja meie eile õhtul lõppes väga rahulikult. Mingi klaasikese vist jõime seda šampat, aga nagu üldse ei tahtnud nagu kuidagi või nagu ma ei tea, kas see asi selles, et esmaspäev või nii väsitav oli Kalle ja mul oli eile õhtul terve aeg siuke tunne, et ma nagu kogu aeg aevastan, kuigi tegelikult aevastust ei tulnud, aga siit nagu niimoodi lihtsalt kiheles kõik. Siis ma vaatan praegult, et mul näitab range 20 kilti. Ma ei tea, mul ei ole nagu aega praegu tankima minna, oh my god. Väga halb. Mul on peale, et Erkile ei meeldi see, sest et tühja paagiga ei tohi ringi sõita. Aga kannatame äkki õhtuni ära kuidagi. Vast ei jää päris tee peale. Igal juhul ma nagu päris täpselt ei taha teile öelda ka, kuhu ma praegu lähen. Aga eks ma siin kõik need kuud, mis ma nii-öelda kodus olen olnud, mul on tegelikult mingeid väikseid ampse, mida ma vahepeal teen. See ei ole nagu minu suur sissetulekuallikas, ma saan lihtsalt mingid arved ära maksta, tatsit, aga ühesõnaga seda õiget tööd ma ikka veel otsin ja see on tegelikult pikk ja lai teema ja see on ka üks põhjus, miks ma siit nii kaua olen jälle ära olnud, sest et ütleme, siin on nagu olnud rasket perioodi. Nii palju asju on, mis kõike kuidagi on mõjutanud, et ma eelmises videos rääkisin ka, et on üks potentsiaalne tööpakkumine, mida ma väga-väga ootan ja mille nimel ma nagu pingutasin oma mingi motivatsioonikirjade ja asjadega ja tõesti panin kõik oma panused sinna ja ma olin ikkagi, olgem ausad, suhteliselt nagu mingi 85-90% kindel, et ma sinna saan. Sest et kutse sinna tuli mulle otseselt, nagu see tuli mulle otseselt, jah, töökonkurss oli avalik, aga kutse tuli mulle otseselt ja ma nagu väga lootsin, et sellega ka nagu arvestatakse, aga ühesõnaga mitte. Selgus, et tuli palju väga häid kandidaate ja minul jäi siis selle taha, et vastav haridus puudus. Nii et ega see nagu lihtne teadmine ei olnud, see oli väga-väga-väga keeruline ja nutetud sai rohkem, kui oleks tahtnud, aga ma olen lihtsalt proovinud oma riismed siin kokku korjata ja proovinud mõista, et iga asi on millekski, kõik juhtub
tuleb minuni ühel hetkel, et ühesõnaga ma väga-väga loodan, aga ei saaks öelda nagu kerge, issand jumal, mis see telefon tegi. Aga okei, igal juhul teiega ma arvan, et näeme juba õhtul, kui me Tirtsule järgi lähme. Ja te saate minna neid vaatama. Siis tulevad sinna Merisiga. Mingi Jäägenäs. Siis oli mingi uss. Lähete vaatama neid loomi. Emme andis raha ära õpetajale. Saate neid loomi paitada. Sina kardad ussi või? Kardad või? Ära karda. Ta istutab minu jala peale ja siis ma ta raputan selle ära. Raputad ta ära jala pealt või? Ma arvan, et ta ei tule. Kui sa kardad, siis keegi ei pane teda sulle lähedale. Kiire õhtune toidupoe shopping ja koju. Läksin täiesti mölluks lahti, ma tulin poest koju. Panin ruttu kõik asjad ära ja nüüd ma teen suppi, sest kell hakkab juba 5:30 saama. Ja on kõik asjad hakkimata. Aga teeme täna frikadellisuppi ja me teeme frikadellid ise, sest et need poe omad nagu üldse ei maitse seal supi sees. Ja viimane kord, kui ma tegin ise neid hakklihast, siis Marta sõi neid täiega hästi ja ta saab ka nagu sellega aidata. Hakkliha ja sibul ja no maitseained ja muna, siis ta tuleb segamisega. Tule seisa siia peale. Meil on muidu see pukktool ka, kus ta saab seista, aga ma olen selle praegu nagu lauaks teinud ja seal on nagu asjad peal või noh, see on tema nagu nurgas juba, et ma väga ei viitsi seda niimoodi kokku-lahku kogu aeg panna, et Marta, tee kaamerasse ka sjau. Tee siia poole nagu, siia poole. Nad vaata sinna, vaata niimoodi. Sjau! Mis sa teed? Mis sa teed? Kas sa segad? Sega, sa pead selle kõik sibul. Sa pead kõik sibul ära segama. Mis asi? Mis asi? Paberid. Saaprätikud on need. Ai, see on puljongi kuubik, ära seda võtta. Sa võid seda vaadata, aga ära seda lahti tee. Ta ei käinud muka poes kaasas, ma tõin ta lasteaiast ära ja siis Erki oli töölt koju jõudnud, siis ma andsin lapse üle nii-öelda ja siis ma sain kiiresti minna poodi, sest ma teadsin, et muidu see läheb nagu veel pikemaks see poes käik, et siis on nagu üksi on nagu raske ka, kui sul on laps ja toidukott ja nii. See on kuum, Marta. Vesi just kees, see on kuum. Pane kinni, palun. Ära palun tee. Räägi teistele, kuidas sul täna lasteaias läks. Räägi teistele, kuidas sul läks lasteaias. Räägi, mis te tegite täna lasteaias. Kas te täna liikumistunnis käisite? Sa hakkad eputama. Kas liikumistunnis käisite täna? Parim filmimisnurk, aga ühesõnaga supitegu, korin kartulid, porgandi, vee panin keema ja järjest viskan kõik asjad sinna sisse. Ma ostsin seekord mingisuguse külmutatud selle ka köögiviljade segu, et lihtsalt nii-öelda massiks juurde lisada. Ja siis teeme frikadellid ja mina teen frikadelle niimoodi, et põhimõtteliselt lusikaga tõstan keevasse vette ja siis nad nagu tõusevad selle pinnale, kui nad on valmis. Mõned teevad seda nagu otse supi sisse, aga kuna mulle meeldib veel pärast, kui nad on tegelikult juba veits ära küpsenud, või noh, selles mõttes, kui nad on potis nii-öelda ära keenud, mulle meeldib nad korraks pannilt läbi visata, siis mina ei pane neid otse sinna supipotti, vaid ma teen need nagu eraldi potis. No ma rääkisin, kallis, et see veekeetja on kuum. Ma rääkisin ju, on ju?
kas teil on ka niimoodi, et te nagu just olete ühe jutu lõpetanud ja siis kõik need õppetunnid on vaja ise kätte saada? Ikka, iga kord ja väga tihti on see, et ma ütlen, et nagu see lõpeb nutuga, ütlen siukse lause ja te võite kindel olla, et see lõpeb nutuga, vahet ei ole siis, mis tegevusest me parasjagu räägime. Mingi, mis tundub nagu jube lõbus, aga tegelikult ma tean juba ette, et see lõpeb nutuga. Tavaliselt mingi diivani lüppamine või midagi sellist. Kohe riivime. Sina ka seda. Kas see maitseb või? Jah. Mis värvi see on? Läks. Okei, aga mis värvi kartul on? Kullane. Väga tubli. See ei mõtle. No, mis värvi sina oled? Valge. Valge oled või? Aga emme? Valge. Aga mis värvi emmel see nuga on käes? Kas lapsed tohivad nuga võtta? Ei tohi või? Aga miks ei tohi? Selle vanasti on. Aga mille pärast? Selle vanasti on. Aga mis see selle pärast on? Kas sellepärast, et sellega võib haiget saada? Aga emmega koos võib lõigata, on ju? Lõikame koos. Hoiad? 1, 2. No tore, et sa üldse ei vaata, kuidas sa lõikad. Niimoodi on ju. Tõstame siia poole, meil on 1 kartul veel. Meil on natuke väike lõikelaud. Hopsti. Mis täna lasteaias oli söögiks? Riis? Oli hea või? Kas kana oli ka? Proovi uuesti. Jee, plaksutage! Kell hakkab kohe varsti 8:30 saama, mis tähendab seda, et me oleme tegelikult juba õhturutiinidesse, nii et varsti on pesu, ma ei tea, potil käimine, hambapesu, raamatu lugemine, toiduriided selga, kõik see. Ja ma just käisin siin vannitoas ja mul tuli meelde, et ma tahtsin ju teile jagada, mis meil siin natukene toimunud on. Ma tegelikult Instagramis jagasin ka pikemalt, storytasin kogu seda lugu, kuidas ja miks ja kust me oleme alustanud ja nüüd ma mõtlen, et ma peaks selle panema highlightsidesse, nii et kui sa ei ole näinud, siis mine vaata minu Instagrami konto alt, aga ma praegu natukene põgusalt näitan teile. Mul on isegi võib-olla natukene piinlik seda vannituba näidata, sest et ta on sassis, aga lihtsalt sellepärast, et me nagu mingite väikeste vahedega aeg-ajalt teeme siin midagi vastavalt sellele, kuidas on ajaliselt, kuidas on, ma ei tea, rahaliselt ja nii palju muid asju on vahepeal, et lihtsalt ei ole kõike jõudnud veel teha. Aga kes siis mind on kauem jälginud, teab, et mis teed? Et me ostsime selle korteri 2024 detsembris ja me ei ole sellest saati tegelikult siin korteris mitte midagi teinud, sest et meil on käsil maja renoveerimine, mis on väga palju hõlmanud ka sisetöid. Kõige hullemaks neist, ma ei tea, akende vahetus, aknapõsed, kõik viimati oligi siis kanalisatsioonitorud, kõik siuksed asjad. Ja see on ka põhjus, miks me siis põhimõtteliselt vannitoast alustasime, et sügise poole me tegime ära oma sauna, mida ma ka vist kunagi juba näitasin, aga et alustasime siis selles mõttes vannitoast, et meie vannituba sai uue lae ja hästi raske on seda näidata, aga see sai tumeda laudise ja sellest sündis põhimõtteliselt idee, et meie vannituba tuleb üldse tumedates toonides. Seega, kui siit sisse tulla, siin on veits ehitusplats on ju ja asjad on pilla-polla, aga annate andeks, et põhimõtteliselt oh my god, ma ei usu isegi, et ma näitan seda. Dušiklaas on ka must, aga mida iganes. See on kõik selles järgus, et
ta ei ole valmis, on ju. Et ühesõnaga siit tekkis sellest laest siis ajendatuna tekkis idee, et võiks siis üleüldse teha vannitoa tumedamaks ja hiljuti me saimegi minu venna abiga plaaditud selle dušiseina, sellega oli mega kamma ja kui sa tahad teada, siis mine vaata mu storysid reaalselt, sest et need ei pidanud olema üldse need plaadid ja need ei pidanud üldse sellises nagu asendis olema vertikaalselt, aga me oleme tänaseks päevaks väga rahul sellega. Nii, siis sealt edasi tekkis idee teha siia taha siuke efektsein, nii et me panime siia siukse pruuni tooni, hästi raske on seda näidata ja no siit on üldse kõik viimistlemata veel on ju ja ei ole liiste ega mitte midagi siukest, aga siia panime taha siukse pruuni efekttooni ja siia tuleb tegelikult ümarpeegel ja üldse sooja valgustusega. Ja tegelikult sinna üles tuleb ka nagu LED-riba ja see sein, mis siit nüüd selle siuktoru taga on, läheb samamoodi selle pruuni alla, et need pruunid on siis samad, et siin on ka nagu samamoodi siuke tekstuurne sein, et teeme siia ka selle ja põhimõtteliselt vastasseinaga me peame täiesti veel vaatama, mis sellega saab, sest et meil veel ei ole otseselt aimu, aga mingi algus on siin vannitoas tehtud ja plaadid iseenesest mulle väga meeldivad, just esiteks see osa, et nad ei ole täiesti siledad, nagu nad ongi siuksed konarlikud ja see annab kuidagi siukse ägeda efekti siia, et ta ei ole ka nii korrapärane. Aga kõiki neid mõtteid saate reaalselt sealt storidest näha, et minge vaadake minu highlights, et sealt saab natukene ülevaatlikuma pildi võib-olla ette. Tere! Sülle! Ikka saad minu sülle. Kas me oleme varsti tuttu? Ei. Mis asja? Milles? Mis asja? Milles? Kas sina näitad ka meie vannitoa uusi plaate? Näita, kus nad on? Kauri pani need kinni. Kauri pani need kinni. Kas ta oli tubli? Jah. Väga tubli. Nii et ühesõnaga, kes ei tea, mis meil siin enne oli, siis minge vaadake, sest et ütleme niimoodi, et me liikusime ühe rohelise pealt teise peale, aga ma veel kord ütlen, et see ei pidanud tegelikult olema roheline lahendus, mis meile siia tuleb, aga kokkuvõttes ju lihtsalt nii pidi tulema. Väike jänku, palun öelge, kuidas need lapsed ei väsi ära? Kuidas te ei väsi ära? Me just Erkiga diivani peale arutasime, et nagu 0 sekundit nagu puhkepausi. Siis tšuke turas oli enese. Nii, Erki läks just Martaga tuttu. Me siis jätkuvalt paneme Martat kordamööda magama ja no vahepeal tuleme nagu üldse kuidagi ära, kuidas tal nagu võimaldab. Et aga enamasti ta tahab ikkagi juures olemist ja kas mingit unelaulu laulmist või mingit nii-öelda peast veel mingi muinasjutu lugemist või paitamist või midagi. Et me tavaliselt õhturutiin on küll niimoodi, et me nagu meie suure voodi peal siis loeme raamatuid. Aga kui läheb tuli kustu ja tahab oma voodisse, et siis ta ikkagi tahab veel seda kohalolu ja siis me siis jagame seda kumbki ühel õhtul. Vot, aga ma tõmban siin selle vlogi otsad kokku. Nii tore oli teiega jälle siin oma elukest jagada ja kui teil on mõtteid, küsimusi, siis rääkige ikka kaasa, sest et ega mina ka siin päris täpselt ei tea, mis teid üldse huvitab vaadata. Nii et siuke tagasiside oleks mulle suureks abiks ja nii tore oleks lugeda teie mõtteid alati, sest et see ju mulle tundub siin kõik nagu nii tavaline minu elu, aga et mida need inimesed mõtlevad, kes seda vaatavad, et seda oleks nagu huvitav teada. Igal juhul aitäh teile ja näeme juba järgmises videos. Tšau!